See siin on omamoodi kokandussaade. Räägime toidust. Kanadivad on mu lemmikud. Kassid praegu nii ära. Kaalust. Talle tisside vahel oled pannud. Vabalt ja veidi toorelt. Teil Eesti Celebrity Crush. See on Villem Trillem ja Jüri Pootsman. See on patupäev. Loodus on vimkalt visanud ja ühte meest otsustanud duubeldada. Minul on täna külas siis vennad Eskod, Raul ja Romet ja saame nendega natuke lähedamalt tuttavaks. Sööme toitu, nagu ikka, räägime toitumisest, räägime treeningutest ja kõigest sellest muust, mis sellega kaasneb. Näed, alusta sellega. Romet. Mina ka. Teha film ja ma ei tea, miks... Alguses, kui ma nagu reaalselt teid nägin. Ja ma saan alles ühe asja järgi aru. See on sünnimärk Rauli Põsel, mille järgi saad aru, kumb on kumb. Et ma ei tea. Ma olen 1 sentimeeter pikem ka veel. Ma ei tea, mehed, kuidas teil toitumisega nagu hetkel üldse on? Kuidas te toitute, milline on nagu teie päevaplaan? No low-key oleme toitumispliigid tegelikult. Ma arvan, et viimane kord siin äkki mingi 2 aastat tagasi. Kas teete katsetanud ja? Küsimus on selline, mida te sööte? Ja siuke klassik hommik on, teeme joogat, sööme pool kreipi, siis teeb mingi muna või tatra või avokaado, midagi mõnusat nutrinaalset, et päev algaks õigesti. Aga hommikusöök on kõige tähtsam. Hommikul ikka süssareid ka, et oleks nagu... See ongi see kreip. Täitsa energiat tuleb. Okei. Aga lihtsalt nagu, ma mõtlengi seda, et kas on nagu, ei muutu mingil hetkel nagu tüütuks või et nagu reaalselt, kui ma söön iga päev sama toitu või nagu samas vormis ja... Võidab kõik asjad paremaks ja võid soola peale ja läheb alla küll. Ja tegelikult see toit on nagu prügi suht, mida nagu sööte. Paned nagu õppukord peale, tatrale. Aga tulles nagu igapäevaelu juurde, et hetkeseisuga, et tegelikult filmindusega, sellest ma kõik aru saanud. Tahame saada maailmakuulsateks režissöörideks. Olete igal pool reklaamides, olete YouTube'is. Kuidas see sinna on tee kuulnud, et pangakaardi teema on meil... 100-ga edasi. See oli veits cringe tegelikult. 100-ga edasi. Aga okei, selles mõttes, et kuidas nagu need asjad kätte tulevad või? See kaksikute olemus on siuke hea supervõime, et me ei peagi väga midagi tegema. Pluss kaksikud toovad head õnne ka. Aga muidu saadetakse mingeid meile pakkumisi ja kui tuleb hea pakkumine, siis me haarame kinni ja vaatame, mis seiklus tuleb. Kui palju näiteks tänasel päeval on siukest olukorda, kus näiteks käid tänava peal ringi ja mingi vend tuleb ja prastud see vend ja? Ja seda ikka nüüd tuleb. Põhitüübid on need 5 soos, Jesko Bros, teeme backflipi. 5 soos. No, meeldib teile siuke tähelepanu või kuidas sellesse suhtute? See on mull tegelikult ja on haip, aga vahepeal hakkab kassima ka, kui TikTokis on brutaalsed heiterid kommenteerivad, siis... Heiditakse? Miks teid heiditakse ja mille pärast? Ma ei tea, keegi kirjutas, et Rometil on nii kole tõustel, et ta ei saa mitte kunagi ühtegi naist. Helium, jää vaid. Tõsi. Ei, see ongi teie heideskas, teie heines. Ma ei tea, lihtne ongi. Kuule, aga poisid, ma küsime sellise küsimuse ehk vahepeal, et peale seda, kui te olete nagu varjades leidsin Eestis, on? Sul oleks nii tõsiselt. Kas tüdrukud DM-ivad ka või? Vahepeal kaubid ka DM-idesse ära ja et tüdrukud saadavad pilte ja... Milliseid pilte nad saadavad seda? Raul, lõpust ära. Kelle sa valetad? Sa ei ka valetad kaameri asja? Ei, sul on tavaliselt siuksed heavy filtriga pildid, kus on mingid südamed ringla.
nagu mitte nii vallatud. pigem siuke portree nagu. okei. ei tea, sulle, Ramet? ei, pigem ei ole väga vallatu situatsioon. Teil on nagu ühine Instagrami konto ka, jah? On küll, jah. Aga vist ongi mina pigem, ma olen see kaksik, kes vastab emailidele ja Insta-DM-idele. no. Kui teile slaiditakse, siis ei tea, kumb teile vastab, jah? Suht hea, mõnikord ma isekalt kirjutan, et joo, see on Raul. Aga vahepeal ma lihtsalt vastan, sest tundub natuke segane. Kas on nagu, kui palju on hetkel veel seda olukorda, et ilmselgelt on palju, kui ma olen teid paar korda varem näinud, nagu ma veits nagu tunnen teid või olen teid kokku puutunud. Käisime saunas. Muidugi. Saun oli aus, saun oli väga aus. Aitäh, et tulite. Et sa ikka Viimsis elasite ja Pirital. Elasime Pirital, käisime Viimsis trennis. Pirita mehed viisin sauna, näitasin teile, kuidas Hiiumaal saunas käiakse. Tulid sealt kirjamine lava pealt alla, kui ma olen kunagi istigi venda nii kirjalt lava pealt alla nüüd tulemas, kui need 2 tüüpi. Nüüd solvuvad ära. Oot, kindel või? Ei olnud tegelikult, ei olnud. Kuule, kui tüübid teile on match'i võtnud ka või? Minu arust me olime kõige kauem saunas. Meil on siuke teema, et me oleme alati kõige kauem saunas. Enne ei lähe välja või? Te olete enam matching tattoos ka või? Kõik ei ole, aga mõned on ju. Meil see rinna, see 3 peaga lohe. Meil on 1 pea otsast ära lõigatud ja siis tuleb välgunool välja. Ja sul on samasugune? Nii on. See on see anekdoot, et 2 pead on ikka 2 pead, ütles 3-pealine lohe ja lõikas 1 pea otsast ära. Nii cool nali praegu. Aga kui me räägime nagu selles mõttes... See on uus diabeedilaks. Ja šokolaad või? Kui näiteks, ütleme näiteks, et meie vaatajad enne. Näite enda tattood. Mis sul on seal? Mul on tiib ja venna tütred, aga lähme järgmise küsimusele. Mul on selline küsimus teile. Kui ta nagu reaalselt peaks praegu näiteks inimesele nõu, kes reaalselt tahab kaalust alla võtta veits, ütleme, et võib-olla ei viitsi väga palju trenni teha, siis millest nagu reaalselt alustama peaks? Milline peaks see toitumine olema ja kõik selline nagu? Ta ei peaks endale tiiba tattood tegema. Sellist nagu viib moti alla. Lähen jõusaali, hakkad pumpama, siis näed. Ei, ma arvan, et rutiin on võti, kui tahab endale head Schedule and attitude. Jaa. No. Käisime 2018 USA's Ramsemimas ja seal oli ka siuke mentaliteet, et today is the best day ever. I feel happy, healthy and terrific. Let's go! Käima. Lihtsalt ma ütlen enda kogemust asjadest, et kui sa ole nagu oma kehaga rahul kohe alguses, siis on nagu reaalselt, no sa ei saagi ennast hästi tunda, sest sul on kohe mingisugused kompleksid, mida teised arvavad, mida ma ise arvan, et kunagi ei olegi enda kehaga või endaga rahul või ma ei tea küll, et kui sa oled, siis on midagi valesti just, siis peatub see protsess nagu või progress. Ta on nagu ise mõtlete seda, et praegusel hetkel näiteks sina ei ole oma nii-öelda kehaga rahul, et sa tunned, et sul on hästi, aga sa tahaks veel paremini. Jaa, ei ikka. Ja hommik läheb peegli ette ja siis vaatad seda. Jälleks purks või? Joo, ma rõõtsin. Pole mitte midagi teil selle, aga selline tunne on ikka või seda. Aga treeningutest rääkides praegu, mis treeninguid te teete hetkel nagu, et mis see nagu igapäevane see treeningkava on, kas on jõuks, kas on mingisugused jooksmine, rattasõit, mis iganes, mis te praegu on? Suvel teeme rohkem õues, aga talvel käisime MyFitis, tegime mingi iga päev siukse tunni aja sessioni. See on midagi oleks, jah? Ei või? See tõmbab normilt dissid täis. Mis trennis ise teed? Hea küsimus. Tegelikult on see, et ma mängin tegelikult siiamaani veits jalkat, käin jooksmas. Aga muidu tegelikult on see, et see küsimus on aus, et mingi aeg tegin väga valesti. Ma läksin jõusaali ja põhimõtteliselt tegin kogu aeg ainult ühte lihasgruppi. Kas rind, kõht, selg, kõik ja läksin koju, sõin täpselt samamoodi nagu tavaliselt. Ja siis mingi hetk hakkas vaatama, kuule,
no natuke nihuga nüüd asi, et väike siuke noh, et ei ole nagu vaata, kui sa teed midagi valesti, siis nagu tulemus on prügina, see ongi jama. Aga nagu... Mis see lagikaal on olnud, mis see oled? 85-6 või? Aga praegu oled? 83. Okay. Praegu on siuke enam-vähem okei. Et ma ei tea, palju teil on kõvasti vähem, aga... 65. On praegu või? Umbes jah. No kõige rohkem, mis tal on olnud. Mina olen olnud 71. See oli ka ikka siuke hommikul raske ärgata ja siuke aeglane ja... Kui pikalt teil sa oled? Sa oled sentimeeter pikem, Romet? 78 äkki. Aga mis te ei ole? Mul on 80, nagu ma tundub, et te olete lühemalt tegelikult oled üldse. Võib-olla oleme ka tegelikult. Niimoodi olen 79 või 8. Aga ei ole tavaliselt niimoodi ei saa. Poisid, lähme nüüd natuke teie eraellu ka. Romet. Meil ei ole eraelu, me jagame kõike. Naist ka või? Ei jaga. Aga palju on teil tüdruksõpra olnud või praegu on ja palju teil olnud on? Vist ei ole olnud sellist tõsist tüdruksõpra, ma arvan. Arvad või? Ma tean küll midagi muud, Aga... See on spicy. Romet. Vist ei ole jah. Vahepeal nagu tundub, et tüdrukud hoiavad meie vendlusest veidi eemale või see mitte ei hoia eemale, aga kuna me oleme kogu aeg koos, siis mõned tüdrukud võib-olla ei julge meile läheneda nii nagu nad läheneks üksikule tüübile, kellel ei ole kaksikvenda. Kas pole väga aru saanud sellisest või mitte kaksik, vaid tüdruksõbra eesmärgist? Nagu, teil on mingid teemas olnud, aga kas on sellist inimest, kelle Rometil on sulle pole üldse meeldinud ja Raavil on sulle pole üldse meeldinud? Vist vähe. Pigem mõtleme väga sarnaselt. Et suht sarnased inimesed kerivad, jah? Jah. Kanadivad on väga teravad ja... Üpris. Mul kassid praegu nii ära. Aga Ruben, sina tundud siuke naistemees, kes ei tundu, et see võtab nii palju aega. Kui on tüdruksõber, siis nagu juba kõik gümnasõbrad, kellega me vanasti trennis käisime, siis nad ka on, mul on nüüd tüdruk, käin tööl ja täna ei jõua teiega trenni. Siuke värk. Sa alustasid küsimust, et Robin, et sa tundud ka siuke naistemees, siis sa rääkisid oma gümnasõbradest. Ja, et kas tüdruksõbrad ei võta liiga palju aega. Sinul... Kui oleks tüdruksõber, siis ilmselt võib-olla muudaks see midagi võib-olla, aga mul ei ole ja ma ei saa rohkem rääkida. Sul ei ole. Sa just tundud siuke naistemees. Ei, nagu selles mõttes ma absoluutselt nagu ei vaidle vastu, kui ma andsin Kroonikale mingi intervjuu, kus samad küsimused küsiti ja muidugi, selles mõttes, et see mingil määral käib see asjad kaasas kõik, et kui sa natuke teed midagi, võib-olla oled kuidagi natuke rohkem tähelepanu olnud, nagu poisid võib-olla teate seda, üks mees nutab siin juba näiteks, teine mees higistab, et siis nagu ikkagi kuidagi kirjutatakse, vaata, ja nad tahavad kuidagi nagu tähelepanu saada. On sul tüdrukutega teemasid palju või ei ole? Mul on silmarööm, võib-olla, aga mul ei ole selles mõttes, jah. Tüdruksõpra. Sa talle tisside vahel oled pannud või? Ei tea, no. Oled su ei ole, noh? Ei tea. Mis mõttes sa ei tea? Ei ole, noh. Aga nüüd on selline küsimus, et nagu me kõik teame, nagu kõik meie vaatajad ka teavad, siis on tänasel päeval tulnud selline väljend nagu Eskimo Brotherid.
Eskimo Brotherid ei ole. Ei ole. Võime selle öelda. Ei ole. Ei ole. kuigi sama tüdruk on küll samal ajal veelgi. Ütleme, kas Eestis juba praegu suhteliselt väike? Siukest asja tuleb nagu täiesti randomilt ette, chillid mingi tüübiga kuskile. Mingi kuule, tead seda tšikka? Jaa, tean. Okei, ma tean ka vahet. Okei. Andreiga raudselt või? Andreiga ei ole. Pluutoga või? Ei, Pluutoga ka ei ole kindlasti. Kellega Vau. Ei, ma ei kui selle, ei, ma ei saa, sa pead aru saama, et ma ei saa seda nime välja öelda, see oleks liiga content. Ma võin teile pärast off-record rääkida, aga selles mõttes ei tegelikult ei, väga vähe tegelikult sellised asjad ette tulnud, et võib-olla 1-2 maksimum, et pigem vähe. Kas teeme korra pausi või? Nii rets, sõbrad. Vastik lauda. Let's go. Nagu nüüd on juba kombeks saanud ka meie eelmiste külalistega, siis küsin sellise küsimuse, et kes on teil Eesti Celebrity Crush? Või Celebrity Crush või? Poistest on Villem Trillem ja Jüri Pootsman ja tüdrukutest on Maian. Tüdrukutest on Maian või? Jah. Sõbrad, see on pealkirja materjal, et Maian. Ma võin öelda äkki Merilin Mälk, tema basseini videokaadrid on meil ikka mõttes alati. Ei tea, Tee tegid seda basseini video? See on nii. Okei, ei tea, äkki sa pakud teile variandina? Pakun veel või? Seda ei saa. Miks sa ei saa? See juba läks vist või? Vaata, paneb veel ühe nime veel. Birgitte Susanne Hunt või? Ütleme tema siis. Veel midagi? No ma ütlen ühe, siis ma rohkem ütlen. Okei. Ütle sa ka veel siis. Kes minu Celebrity Crush on? Ma ütlesin eelmises saates ja ütlesin Edanes Seti, aga ma olen vahepeal siis muutnud seda nüüd. Ja ma tahaks öelda tegelikult, et äkki Liis Lemsalu. Võiks olla Liis Lemsalu. Okei, aga kui peaks mees olema? Kui peaks mees olema? Vau. Sõber, on niimoodi, et see, mis nagu tüdrukud räägivad enne, siis võib-olla sul on õigus, et võiks olla näiteks mingisugune Karl-Erik Taukar või midagi sellist. Et see on nagu tüdrukute suustumise jutt enne ja ma arvan, et ma nagu usaldan neid. Karl-Erik Taukar või? Jah. Okei. Võiks nagu selles mõttes olla, ma arvan. Aga härrad Eskod, sul oli hea meel, et tulite minuga täna juttu rääkima. Ma väga tänan, te olete lahedad vennad. Tehke seda, mis te tahate teha. Te jõuate kaugele. Ja kui te Oscari vedate, siis palun mind private chatiga sinna saali lennutada. Nagu Lildil ütles, siis aeg ei ole päris, me olemegi seal. Arvan ka. Aitäh teile, olge tublid.